ikka on. Ma mõtlengi sellest pigem nii, et muutus on protsess või muutuseni jõudmine on protsess. Et ei eelda, et see juhtub just nüüd ja praegu, kui me patsiendi ja arstina kokku saame, vaid et see alustatakse ja see kulgeb edasi. Et see, mida me teeme vastuvõttudes, on alles võib-olla sellise seemne külvamine ja see mõttetöö inimese peas käib edasi. Tihti patsiendid tulevad ja ütlevad, et aga te ütlesite niimoodi või et teiega koos me arutasime teistmoodi ja ma kodus siis mõtlesin selle üle. Nii et see väga selgelt toob nähtavale selle, et see protsess jätkub. Ja just seda kannatlikkust oodata selle muutusega, et seda kindlasti on õpetanud ja sallivust, kannatlikkust ja samas võib-olla just, et mis on MI komponentides või MI vaimsuse osas, millest ennem oli juttu, et see aktsepteerimine, autonoomia, et Mikulitši hiljuti avaldatud motiveeriva intervjueerimise edasi jõudnute raamatus tema tõi välja, et tegelikult 5. vaimsuse komponent või üks lisavaimsuse komponent võiks olla ka uudishimu. Ja võt seda uudishimu ka mulle meeldib nagu kanda, et tunda huvi, mis toimub peale terviseteemade inimeste elus, et see mulle ka väga sümpatiseerib.